Müüt või tegelikkus? Kui mul on tekkinud võlg ja isegi nõue esitatud, siis kasulikum on oodata ja vaadata, mis saab, sest mõni asi laheneb ju ise. Kui lihtsalt oodata, kui sinu vastu on kohtusse nõue esitatud, siis tõenäoliselt laheneb olukord selliselt, et mõne aja pärast tuleb kohtutäitur sinu pangakontot arestima. Lihtsustatult öeldes kehtib kohtumenetluses sellises olukorras põhimõte, et vaikimine on nõusolek. See tähendab, et kui sa kohtule ei vasta, siis kohus eeldab, et kõik, mis sinu vastu esitatud nõudes on kirjas, et see on õige. Sellisel juhul võlausaldaja enda väiteid tõendama ei pea. Seega, kui sa saad kohtust dokumendid, tasub need põhjalikult läbi lugeda ja isegi kui sa nõudega kas või osaliselt ei nõustu, tasub enda vastuväidetest kohtule kindlasti teada anda. Isegi juhul, kui sa leiad, et kõik on õige, et mis nõutakse, tasub ikkagi kohtuga suhelda, et näiteks kui sul ei ole kohe raha maksta, siis on äkki võimalik kohtu kaudu saavutada kokkulepe, et maksta võlg osamaksetena. Seega ei tasu pead liiva alla peita, et kui sa tahad, et kohus sinu argumentidega arvestaks, et siis tuleb need ka kohtule esitada.